Tere õhtust, uudiste aeg. Pikka aega kestnud pandeemia on mõjutanud meid kõiki. Iseäranis raske on olnud toime tulla mitmesuguste liikumispiirangutega. Valgas on äratanud tähelepanu ettevõtmine, mis peaks reisihimulistele inimestele veidikenegi leevendust tooma. Meil on Valgas kaamera ees Ragnar Kond. Ragnar, ole hea! Tere siit Eesti lõunapiirilt. Tõepoolest, kohalikud Eesti ja Läti spetsialistid on välja mõelnud niisuguse kompleksteraapia reisivaeguse leevendamiseks ja see on ka mõeldud just eriti raskemate juhtumite puhuks. No ma võin teile öelda, et me oleme siin näinud ikka väga keerulisi olukordi, kus inimesed ei võta kuude kaupa mütsi peast ja salli kaelast, neil on kogu aeg külm, aga see aitab. Aga teine osa sellest kompleksteraapiast on juba reisikompensaatorsalong. Meie käest on tihtipeale küsitud alguses, et kas te teete nalja. No ma siis ikka vastan, et ja kui vaja, siis ma teen nalja ka. Signora, tu bebida. Merci. Ja. Aga põhimõtteliselt see töötab. Meie kasutame siin oma armsaid rahvateatri esinäitlejaid ja ausalt öeldes inimestele see isegi meeldib, et meie see teraapiaseanss on nii läbinähtav või koduste vahenditega tehtud. Nüüd võrreldes päris reisidega on see, et kui inimesel tekib impulssmõte, et sihtkohta vahetada, siis meil on see võimalik paari hetkega. Madame, croissant, s'il vous plaît. Ka lätlased muide tunnevad selle projekti vastu väga suurt huvi ja esimesed abivajajad Läti poolt on tulnudki juba siia piirile teraapiat saama. No nii võib loota, et koos saame sellest pandeemiast ka lõpuks üle. Põhjalikku tervenemist on siiski oodata pikemal lennureisil. Uudiste lõpetuseks lähipäevade prognoos. Tere õhtust! Elektrihinna kõrgrõhkkond püsib jätkuvalt enamuse Skandinaavia maade, aga ka Eesti, Läti ja Leedu kohal. Paraku hinnasurve antitsüklon ei näita esialgu lagunemise märke meil, küll aga mõnedes Põhja-Rootsi piirkondades. Siinkandis võib elektrihinna kõrgrõhkkond püsida veel lähipäevil, samuti järgmisel nädalal ning järgmisel kuulgi. Aga kui Venemaa maagaas satub läänerõhkkonna tugeva surve alla, siis on loota hinnakõrgrõhkkonna taandumisele ka Nordpooli börsialadelt. Seniks soovin elektrosünoptikuna kõigile soodsamat ilma ja piisavalt maksevahendeid, aga ka särtsu tõi ellu.